Suur tänu veel kord. Mina räägin natuke sellest, miks me selle teema oleme ette võtnud tööandjatena ja võib-olla mõnest teisest asjast veel. 18. veebruaril, ei oli see natuke varem, ma võin kuupäevaga eksida, avaldas Turu-uuringute aktsiaselts raporti, see oli detsembris, raporti, milles tuli välja, et Eesti elanikud peavad kõige teravamaks probleemiks Eestis pagulasi. Mul ei ole selle kohta uuringut, aga tunnetuslikult ma arvan, et enne seda oli suurimaks ühiskondlikuks mureks homoseksuaalsete inimeste soov seaduslikku koosellu heita. Kas need on tõesti suurimad väljakutsed, milles Eesti hetkel seisab? Ma ei taha iriseda selle teadutuntud peenhäälestamise teemal ega ka mitte rääkida liiga palju kommunikatsiooni möödalaskmistest. Aga ma arvan, et sel korral on valitsuserakonnad teinud üsna selge strateegilise kommunikatsiooni vea ja lasknud Eesti suured küsimused defineerida teistel. Ma julgen öelda, et päris probleemid on Eestis tegelikult mujal ja meie rahvastiku küsimus on üks kõige olulisem nendest. Natuke numbreid, mida tuleb täna kindlasti veel palju. Statistikaameti prognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv kuni aastani 2040 keskmiselt 4800 inimest igal aastal. Tööealiste inimeste arv koguni 6350 inimese võrra aastas. Samal ajal pensioniealiste arv kasvab 3400 inimese võrra aastas. Arvutuslikult jääb aastani 2040 igal aastal tööjõuturult puudu keskmiselt 5000 erasektori hõivatut, ehk siis tegelikku maksumaksjat. Erasektori töötajate arv, kelle tasutud maksudega me peame otseselt üleval sotsiaalsektorit ja väikeste möödustega avalikku sektorit, see kahaneb 2040. aastaks 520 000 420 000 inimesele praeguste arengute jätkudes. Ja nende arengute tulemusel peab erasektori töötaja praegu 1,6 inimese asemel 2040 üleval juba üle 2 inimese. Ma tahaks rääkida mõnest enesepettusest, kuidas me Eestis ennast petame. Meie esimene enesepettus on see, et see probleem laheneb ise teistmoodi. Ma tuletan meelde meie kooliaega ja me kõik lahendasime seal matemaatika ülesandeid. Üks tüüp ülesanne oli basseini täitmise ülesanne. Meenutagem, basseinis avati mingid kraanid, vesi hakkas ära jooksma ja kuskil teistest kraanidest tuli vett peale lasta. Me teame, et 25 aastaga jookseb töötajaskonna bassein Eestis tühjemaks umbes 120 000 inimese võrra. Nüüd, kui me tahame, et basseinis vee ehk siis töötaja tase enam-vähemgi säiliks, tuleb üritada äravoolukraani kinni keerata kuigivõrd ja avada siis teisi sissevoolukraane. Kõigepealt, mis võiksid olla need sissevoolukraanid? Kõigepealt töövõimereform ehk siis vähenenud töövõimega inimeste tööjõuturule tagasi toomine. Sealt on meil lootus saada umbes, reaalselt 10 000 inimest. Edasi pensionireform ehk pensioniea tõstmine. Selle kraani avamine võiks anda meile heal juhul 15 000 kuni 20 000 inimest. Eks aktiivne kõrgem iga on meie kõigi huvides ka. Kolmandaks, riigireform ehk avaliku sektori töötajate vähendamine. Praeguse plaani kohaselt püüab riik hoida avaliku sektori osakaalu kogu hõivest siis paigal, vähendades sektorit proportsionaalselt kogu tööturu kahanemisega. Ja sealt kraanist siis võiks saada leevendust 20 000 inimese võrra. Vaatame korra seda äravooluturu, et kuidas seda kinni saada, et mis oleks, kui väljaränne lõpeks. Aga siin me jälle petame ennast. Me ei ole oma rahvastiku probleemiga üksi. Euroopa Liit kaotab järgneva 50 aastaga 13,5% töötajatest kokku 45 miljonit maksumaksjat. Ja see teeb, lisaks sellele on teised riigid, kes väga aktiivselt tegelevad talendisõjas inimeste otsimise ja hankimisega. Ja see teeb Euroopast meie inimeste jaoks väga võimsa ja atraktiivse vaakumpumba, mis tõmbab Eesti ja mitte ainult Eesti inimesi välja jätkuvalt. Konkurents töötajate pärast kasvab. Ja me peame võitlema siin riikidega, kes on meist jõukamad ja mis siin salata ka parema kliimaga. Seega ei tasu väga loota, et me seda väljarändekraani tegelikult ikka kinni keerata saaksime.
Ja ma tahaks rõhutada, mis ei ole valitsuse süü. Valitsusele võib igasuguseid asju ette heita, aga see, et valitsuse pärast Eesti inimesed Eestist ära jooksevad, ei vasta kuidagi tõele. Niisiis me saame juurde ehk parimal juhul 50 000 inimest, meenutame 120 000 on meil puudu. Eeldusel, et väljaränne jätkub samas mahus. Ehk me suudame erinevate reformide katta alla poole vajadusest. Ja paraku sellisel kombel, et töötajate kvalifikatsioon sellega tegelikult ei kasva, mis on aga jõukuse suurenemise eeltingimuseks. Rääkides teisest enesepettusest, et me petame ennast sellega, et me suudame tegelikult prognoosida, keda meil siia Eestisse vaja on ja laseme siis ainult sellele prognoosile vastavat tööjõudu. Minu käest on palju küsitud, et teie tööandjad soovite välistööjõudu, et öelge siis täpselt, keda te vajate. Tegelikult meie liikmed suudame prognoosida ehk 1 aasta, tõenäoliselt 3 aastat, 5 aastat on juba suhteliselt suure veaga tegelikult. Väga ei suuda. Üks näide. Äripäeva uudise pealkiri aastast 2006 oli laupäevast karmistuvad nõuded Tallinna taksojuhtidele. See oli 2006. 2009 asutati Uber, 2013 Taxify. Aastal 2016 püüame oleme maailmas esirinnas jagamismajanduse toetamisel. Ehk siis sättida oma õiguskeskkonda selle järgi, et see toetaks klientide ja tehnoloogia arengut, aga sellega me paneme surve alla ise väga palju väga traditsioonilisi töökohti. Muutused on toimumas ülikiiresti. Kui inimeste puudus on meie üks suur mure, siis teine ja mitte väiksem tegelikult on see, et meil pole õrna aimugi, millised töökohad kui kiiresti ära kaovad. Ega ka seda, millised tegelikult asemele tekivad. Küll nad tekivad, aga millised me ei tea. Innovatsiooni tavapärastele töökohtadele on ilmselt suurem, kui me teame, ja need muutused juhtuvad kiiremini, kui me tegelikult arvata oskame. Tõenäosust, et 2040 ei eksisteeri praegusel kujul pooli tänaseid töökohti, on suur, väga suur. Ja millised asemel tulevad, ei tea. Seepärast mõelgem pigem, kuidas teha Eestist atraktiivne koht elamiseks ja töötamiseks inimestele, kellel on eeldusi Eestis väärtust luua. Ei ole mõtet keskenduda ainult sellele, milliseid inimesi vajaksid siin hetkel tegutsevad ettevõtted. Me ei suuda seda ennustada. Ja kolmandast enesepettusest ma sõnastaks selle nii, et me kaitseme Eestit oma laste jaoks. Ajaloolistel põhjustel me oleme sisserändepoliitikas valinud kaitsepositsiooni, kopeerides seda riikidelt, kuhu tõepoolest väga palju tahetakse sisse rännata. Meie probleem on vastupidine, et me siia ei taheta tulla, kuigi meil on neid väga vaja. Ja me tõrjume välismaalasi justkui ülla eesmärgi nimel jätta oma lastele hea Eesti. Ja see ongi hea eesmärk. See on normaalne soov, aga me unustame, et meil on väga palju ka teiste käest õppida. Eelmisel nädalal sündis Eestis umbes 250 poissi ja tüdrukut. Aastal 2040 on nad noored inimesed, kes tulevad tööjõuturule. Ja me arvame, et me teame, millist Eestit need inimesed tahavad. Aga võib-olla me petame ennast, uskudes, et senine rändepoliitika või ka mitmed muud poliitikat just sellist Eestit pakuvad neile, nagu nad tahavad. Mõeldes rändepoliitikast, kas me ei pane oma lastele koormat, mida nad tegelikult kanda ei suuda ja ei taha, tulla tööjõuturule ja siis pidada lisaks endale üleval veel 2 inimest. Me oleme siin viimaste aastate jooksul ka riigireformist rääkides kuulnud palju mõtet, oma riik ongi kallis. Ja võib-olla, ütleme meie. Aga kas meie lapsed tahavad nii kallist riiki üleval pidada? Et kas me tegelikult ei loo olukorda, kus me ajame neid siit ise välja, kus palk on kõrgem ja maksud madalamad, kus riik ei ole nii kallis? Kokkuvõtteks. Põgenike kriis on sõjas olevate riikide kriis ja tegelikult on ta ka Euroopa kriis. Olles osa Euroopast, me peame selles lahenduses osalema mõistlikul moel. See on väärikas ja see on ka praktiline. Inimesed ikka aitavad üksteist. Aga see ei ole tegelikult Eesti probleem. Eesti saab olla osa lahendusest. Eesti probleem on see, et meil pole inimesi. Tööandjate manifest räägib erksast Eestist. President rääkis oma aastapäeva kõnes väledusest.
Aga meie oleme kaitseasendist nagu boksist, teate, hoides käsi näo ees. Olete te proovinud kiiresti joosta, hoides käsi näo ees? Kuidagi ei tule välja. Selleks, et kiiresti joosta, tuleb kätega tööd teha, mitte neid kaitseks näo ees hoida. Me peaksime võtma Eestis käed näo eest ära ja jooksma kiiresti sinna poole, kuhu me ise tahame joosta, mitte ennast kogu aeg kaitsma. Seega ärgem raisakem energiat pagulasprobleemile. See küsimus tuleb lihtsalt Eestis kiirelt ära lahendada sel määral, kui see meie käeulatuses on. Paneme oma aja ja energia päris probleemide lahendamisele ja muutugem siis kaitsjast kutsujaks. Aitäh!